kui sul on selge käega viipamise, kutsumisliigutus ja selle kitarril harjutamine ja oled ka kiiruse harjutust teinud, kus kordamööda sõrmedega taha-titid ja tiri-tirid olid, siis nüüd on hea harjutada oma tooni valjust. Oluline on kitarrimängus ka see, et meid oleks kuulda ja väga tihti me harjutame liiga vaikselt. Ja kui me harjutame liiga vaikselt, siis me mängime ka kontserdil liiga vaikselt. Ja kuidas enda seda kõla valjust siis suurendada, ongi väga hea harjutus. Sul on need taad, titid ja tirid. Need, see harjutus ilusti selge. Siis nüüd sa kasutad nii, et taad FF nii valjusti kui saad. Siis titid on MF ehk siis tavaline valjus, millega sa mängid. Ja tiri-tirid on MP ehk siis poolvaikne, et mitte liiga vaikne, aga tuntavalt vaiksem. Ehk siis sul on 3 erinevat valjust, 3 erinevat kiirust. Need on hea siis eristada. Näitan ette. Valjusti siis. Nii palju kui kätte saan sellest pillist. Siis tavaline. Natuke vaiksem. Samasi teisel. Ja siis ka esimesel. Ja nüüd, kui sa oled kõik need 3 harjutust ära õppinud, kutsumisliigutus, taatitid, tiri-tirid ja ka siis valjusega taatitid, tiri-tirid, siis ma soovitangi enda algusharjutusteks võtta selle. Teed kutsumisliigutuse, ühe korra lihtsalt taatitid, tiri-tirid ja siis see dünaamika sinna juurde, aga kui sa tunned, et sa jõuad kohe keskenduda, sa võid kohe alustada niimoodi, et sa teed selle dünaamika sinna juurde, ehk siis kohe taatitid, tiri-tirid koos siis selle valjusega. Ja miks see FF sinna algusesse on see, et see MF ehk siis meie tavaline mänguvaljus nihkuks valjemaks, kui me oleme harjunud. Sest väga tihti meie tavaline on selline MP ehk siis poolvaikne ja sellest vaiksem ongi põh-põh ja valjemat on raske mängida, sest me ei ole harjunud. Sest kohe, kui sa ei ole harjunud valjusti mängima, siis valjusti mängimine tavaliselt tähendab seda, et hakatakse kõvasti kakkuma, sest keha ei ole harjunud selle õige liigutusega. Aga kui me oleme jupi kaupa ehitanud seda õiget liigutust ja seda ka vajutamise suunda, siis valjus tuleb loomulikumalt ja lihtsamini. Liigu järgmise video juurde, kus ma mängin siis kõik need 3 asja järjest ette. Alguses siis kutsumisliigutus, tee minuga see kõik kaasa, siis taatitid, tiri-tirid niisama ja siis 3 erineva valjusega taatitid ja tiri-tirid. Mina teen neid tavaliselt igal keelel ühe, sest see on juba tegelikult hästi. Kui sa tunned, et sa jaksad ja suudad, tee ühte veel rohkem. Sest õige liigutuse sisse harjutamist rohkem teha on ju kasulikum. Head harjutamist!